Ja ta küsib, sellest alates, kui ma hakkasin tegelema kabalaga usa 3 aastat ja enne kui hakkasin lugema raamatut, kas saaksite anda 3-4 printsiipi, kuidas neid õigesti lugeda, neid raamatuid? Kabalisti, te olete võib-olla kuulnud sellest, aga et ei ole sellele lihtsalt tähelepanu pööranud ja seda peab tundma, sellele ka harjuma. Inimene, kes loeb kabalistlikku raamatut, peab inimene aru saama, et see lugemine peaks avama temas uusi tajuorganeid, millega ta tunnetab raamatusse kirjutatud. Raamat hakkab tema sees mängima ja ta mitte ainult ei avalda muljet nagu romaan, vaid ta hakkab ette kujutama kõrgemat maailma. Aga et me saaksime seda kõrgemat maailma ette kujutada. Ja see eksisteerib mitte egoistliku jõuseaduste järgi, mille järgi me selles maailmas siin elame, vaid vastupidiste seaduste järgi. Nagu on kirjutatud, ma nägin vastupidist maailma. Need on altruistlikud armastuse seadus, mitte vihkamise seadused. Kui inimene tahab end nii tunda ja harjub selle lugemisega, siis hakkab ta tajuma hoopis teist vastupidist lugu, kus on teised mõõtmed, tingimused, tegevused ja teised kangelased. Ja ta hakkab nii avastama vaimset maailma ja selles olevaid jõuda. Ja vaimse raamatu avamiseks peate läbima 2 etappi. Esimesel etapil läheneme lugemise kaudu. Peamiselt Zohari raamatu Bal-Hosulami või Rabashi teoste kaudu järk-järgult raamatu avanemisele meie sees, moodustades endas selleks sobivad meeleorganid. Meil tekivad siis need sisemised tunded nagu väike laps. Nagu väike laps ei mõista tal on 3-4 aastat vana, ta ei mõista täiskasvanute raamatut seiklustest või armastusest ja peab esmalt arenema sobiva vanuseni. Nii ka kabalas tuleb kõigepealt arendada enda sisemisi omadusi ja siis need sobivad vaimse raamatu sisule reageerimised. Seetõttu peame esimeses etapis oma tajuorganeid kasvatama ja arendama neid sisemisi tunde, et õigesti reageerida sellele vaimse raamatu olemusele. See tähendab, et esimeses peame arendama kelimi, aga teine etapp on juba see, kui hakkame kirjutatud avastama.